pühade aeg on tõesõna käes ja ajast me ka räägime. Tere hommikust, Ülli Kukumägi. Tere. Me kutsume Üli sind külla sellepärast, et natuke rääkida aja kinkimisest. Sest et me siin just rääkisime ka, eks ole, ajalehe rubriigis sellest, et tarbige vähem, et ärge oska nii palju riideid. See kehtib ka selle kohta, et ärge kinkige liiga palju tühiseid asju. Ja selle asemel tihti öeldakse, et kinkige siis aega. Koos veedetud aega. Kuidas see koos veedetud aeg siis peaks välja nägema, et see tõesti mõjuks ka kingitusel, mitte ei oleks selline, no me siin oleme siis, jah? Ma tooks veel 2 sihukest toredat fakti. Ma just vaatasin statistikat, et see oli küll nüüd UK ehk siis Inglismaa kohta tehtud, aga 78% lastest ei ole rahul sellega, mis nad saavad kingituseks. Nii et see on väga hea argument, miks nagu võiks mõelda, kas nüüd osta või mitte osta, eks ju. Samas vaata, eks ole, et mitte osta ja siis näiteks tuleb teine vanem või tulevad, eks ole, ütleme ämmad seal oma vahel, eks ju, et noh, mitu kingitust sina teed, mitu kingitust tema teeb. Et seda sellele pressingule nagu vastu panna on teed päris keeruline. Lisaks on nagu see, et sul nagu, sa ei mõtle väga selgelt selle jõuluajal üldse, sest et see on üks 24 detsember ja edasi ja siis on veel see 31 detsember ja edasi. Ehk siis sul ei ole võimalik seda lükata edasi näiteks 15 jaanuar, eks ole, et oleks nagu aega rahulikult mõelda, mis sa ostad, mis sa ei osta. Jõulukinke. Just, eks ju. Ei saa teha nii. Just. Ja vaata, keeruline on ka see, eks ole, et kuidas ma nüüd siis, millega ma seda asendan, eks ju. Väga lihtne. Võtame mingisuguse selle kingikaardi, eks ole, kingime kingikaardi, aga reaalsus on, et kui palju nüüd nendest nagu kasutatakse. Ja need tihti lugu satuvad kuskile riiule võib-olla isegi raamatu vahele ja unuvad sinna ja aasta pärast ei saa need enam kasutada. Väga hea business. Väga hea business, just. Tühjad annad ära ja rahumaa peal. Ja nüüd on ka see, et nüüd leida nagu seda aega ja panna nagu seda aega sobima ka teisega. Ehk siis kui ma tahaks sulle isegi aega kinkida, kas sul on aega seda aega vastu võtta? Vaata, see on ka veel see pool, eks. Graafikute klapitamine, nii-öelda puht füüsilisest mõttes graafikute klapitamine. Siis näiteks ma hakkasin nagu vaatama seda, et käisin ka oma emaga olime Saaremaal ja siis, eks ole, et tal on vaja seda, me oleme poodi. Ja siis mõtlen, aga kumb nüüd on targem, kas jalutada ümber Kuressaare lossi ja nautida seda ilma või siis valida, missugust harja osta. Saad aru tegelikult, sest et haridele pikemas perspektiivis on ju kasulikum, eks ju. Samaaegs, et lossis jalutamine on kordumatu hetk, mida sa ei saa tagasi, sest eks ole, kas see ilm on selline või see ei ole, kas temperatuur on selline või ei ole. Sina, see on need erilised hetked nii-öeldes. Ja seal on ka huvitav, et seda on uuritud, et väga palju kusjuures, et kummad nüüd siis on nagu õnnelikumad inimesed. Need, kes kas nüüd omavad raha või kas omavad aega. Tavaline on see, et kui sul on raha, siis sul pole nagu aega, sest et sa tegeled kogu aeg raha teenimisega. Ja siis, kui sul on nagu aega, siis ei tule sul nagu raha sisse. Kuid, seal ongi vaja see tasakaal saavutada. Et kui palju sinu aeg maksab. Ja alates sellest, eks ju, sest see 8 tundi või ütleme see palgatšekk, mis sa seal kuu lõpus saad või see number, mis sul sinna kontole tuleb, aga see on veel lisaks sellele ju virtuaalne, eks ju. See on ka huvitav, et ta ei ütle ju sulle midagi, sul mingid numbrid seal tulevad. Nii. Aga kas sellega ei ole ka kuidagi see, kui sa ütled, mis see aja väärtus on, et kui ma mõtlen, et kellele ma seda aega kingin nüüd pühade puhul, et ma pean enda jaoks tegema sellise prioriteedi või rivistuse tegema. Revisjoni, täpselt revisjon, sest et see, et kui ma nüüd teenin palju, aga mul ei ole aega sinuga üldse aega veeta. Viskan sulle mingisugused parfüümi, palun, võta see, või okei, viin ühe korra, kuus sööma, süda rahul, nüüd on tehtud. Aga see ei ole see. Sest nagu öeldakse, et kui inimesed ei suuda juba just selle nagu üle 10 sekundi nagu otsa vaadata, siis on asi ikka kahtlane, kes siis on ikka mõtet nagu üldse nagu koos olla. Aga see, et miks enam koos ei olda, see hakkab ka ju ajast pihta. Ehk siis, kui ma alguses tahan olla koos sellega, kui ma armun. Ja siis, eks ole, ka see suhted kõik ju nõuavad aega. Aga huvitav, mille järgi inimesed ise hindavad seda, et kas see koos veetud aeg oli nii-öelda kvaliteetne, et kas ta andis tagasi selle, ma ei tea, positiivse emotsiooni näiteks? No võt, see on ka, et ütleme, alati on ju see, kuidas ma nii-öelda kohanen eluga, ehk siis mis on minu illusioon versus reaalsus. Ja kui ma näiteks see illusioon või see ettekujutus nii-öelda, mis me siis kujutame ette, missugune näiteks peaks olema jõul, eks ju. Nii. Ehk siis, kus sa võtad kõik need? Alates sellest, kuidas on harjutud, alati lõpetades sellega, mis sa näed vaateaknal, pluss, mis sa filmidest ette kujutad, mis raamatutes, mis võiks olla üldse nagu ideaalne jõud. See on ikka see, et kõik on istuvad ümber laua, selline soe, särale. Aga see on niimoodi. Särava õhkkond, kuusk, toidud, kõik vestlevad lõbusasti, kõigil on nii hea meel, siis on need kingitused, on veel parem meel kõigil. Enamasti muidugi ei ole nii kahjuks, jah? No, absoluutselt, eks ju.
mõtled, mida pagan jälle see kapsas, see nüüd vorste liiga vähe. Ja siis kõik lahmivad, siis söövad üle. Võt see on seesama nagu see Rootsi laua efekt tekib, eks ju. Et noh, miks nad seda kuhjavad või hotellis näiteks, kui sa sööd hommikul. Tavaliselt sa ei söö kunagi nii palju, kui sa hotellis sööd, eks ju. Seal ongi, eks piiratud aja jooksul, sa pead piiratud ressursi nüüd endale siis kuidagi siva sisse saama. Nii. Ja meil tekibki see moment, eks et me jääme milleski nagu ilma. Aga võt sellest me ei mõtle, et aeg on tõesti ainukene asi, mis meil elus on, mis kunagi ei saa tagasi. Kõik ülejäänud asjad, raha tuleb, läheb. Alati. Ilma tervise ja ajata. Ja võt siin ongi see, eks, et õnnelikumad, miks ongi need samad inimesed, kes hindavad aega versus raha. Ongi see, et ka see, et sa oleksid terve, ka see eeldab ju aega. Sa pead ju tegelema. Ja nüüd on see järgmine asi, kus sa alustama pead siin maailmas? Iseendast. Ja siin ongi sellepärast, küsi hommikuti, mis teeks ka minu täna õnnelikuks? Ja näiteks statistiliselt jõulude ajal inimesed ostavad kõige rohkem rõivaid. Sest see on enesekeskne kingitus. No võt, jumal tänatud, et vähemalt kord aastas sa mõtled siis, kui sa kivutad selle jõulupeo ajaks näiteks ostava, ma ei tea, kleidi järgi sinna poodi, siis mõtled, et ma võin endale seda lubada. Aga sa peaksid igal hommikul küsima seda, et kuidas ma teen ise ennast õnnelikuks. Sest kui sina oled õnnetu, sa ei saa teha ka teise enda ümber õnnelikuks. Et see aja kinkimine, mis teeb teise inimese õnnelikuks, algab sinust endast, kinkijast endast. Muidugi, sest et sina ainult saad määrata, kuhu sa oma aega siis nii-öelda kulutad, kellega sa seda veedad. Kas sa nüüd oled siin oma lapsega koos või sa istud sotsiaalmeedias, okei. Et see põhimõte on selles, et sa pead siis seda aru saama, kuidas sa seda aega kulutad. Et kas ma jooksen läbi nagu punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4 ja ma ei pane tähelegi, kuidas see nüüd läks nii-öelda prügikasti see aeg. Või ma tulen siia, ma olen sinuga koos ja ma olengi sinuga koos. Ma ei tee lihtsalt sellest ainult selfid, vaid ma olengi sinuga koos. Ehk et sa nagu tunnetad ja tajud seda, mida teine inimene selles hetkes mõtleb, võib-olla isegi sõnadeta. Muidugi, loomulikult. Ühesõnaga, ma saan siis aru... Kui sa ilma sõnadeta ei oska enam teise inimesega koos olla, siis on asi väga kahtlane, ma ütleks. Muidugi, Põhimõte on siis ikka see, et sa pead ise olema õnnelik, et seda aega kinkida, et paha tujuga, et võtta seda uuesti kohustusena, nii nagu asjadega kinkimist ei saa teha. No, loomulikult. Selles, et kui sa juba mõtled ette, et jumal, ja nüüd veel sinna ka, no miks mul on küll see vanatädi üldse loodud? Ja peab veel temaga rääkima ja siis on see sõber või sõbranna ja nii. Et selles mõttes tasuks nagu mõelda, et okei, et sa ei peagi kõigiga sobima, sa ei peagi kõigile meeldima. Et limiteeri siis see aeg ära ja kasuta seda aega nende jaoks ja ka nende tegevuste jaoks, mis sulle toovad rõõmu. Ja teega, sest vaata, seal on ka, et ütleme lastega, et kui sa midagi, sa pead ka õpetama nad tegema. Pead õpetama, sest et ega esimene kord ei tule välja, kui ta on harjunud ainult seal istuma. Nii see on. Aitäh, Ülli, et hommikul külla tulid ja toredat pühadaega sullegi. Ilusat jõuluaega kõigile. Nii et olge.